Tere, hea rahvas. Vaatasin praegu peeglisse ja sealt vaatas vastu üks halli peaga, üks vanamees siuke käib ja liigutab veel ja huvitav, et ise mõtlesin, et kas see on see sama tüüp, kes sellise pikkade lokis juustega, vist nii pikk ma olin siis 6-aastaselt siia esimest korda Pärnusse jõudis, esimest korda kitsarööpmelise rongi aknast Papiniidu jaamas merd nägi, sellepärast, et Mairajooni siis ju veel ei olnud ja siis isa oli Audrust hobusega ja kaarikuga vastu tulnud ja siis me sõitsime siit läbi Varemete, see oli aasta 1952. Vee tänava oli täiesti veel alles välja ehitamata ja mööda Kalevi tänavat siis hobuse vankris siia selle praeguse Akadeemia tänava nurga peale ja siis siit otse siit selle, neid maju ka muidugi suur ega teatud midagi veel ei olnud, kõik olid Varemete vahel. See sild, mida me praegu tarvitame, see sild oli puruks lastud, ainult need kaared olid ära koristatud, aga Vene sõjavägi oli ehitanud siit otse, siis siit samast otse selja tagant. Sellise kõrge laudsilla. Sõjaväel olid ilmselt sellised kokkupanduvad sillad, see oli kõrge sild, kõik lauad klõbisesid seal all. Ma mäletan, väga ilus oli Janseni, Silla tänav tollal, kõrged puud olid, siis ma mäletan veel, et Siimu sild oli ka puudu, oli nahksild selle koha, natukene siin Ülemjooksu poole, umbes 50 meetrit. Mulle õudselt meeldis, hobuse jalad said märjaks, kui me sealt üle sõitsime sellest sillast, sest vesi tuli lirtsudes niimoodi sealt laudade vahelt läbi ja rattad said ka märjaks ja millegipärast hirmu mulle see üldse ei teinud. Vana-Pärnus oli seal surnuaiast natuke maad edasi, Põllutänava otsas oli 3 kaske ja need kased kestsid siiamaani alles mõned aastad tagasi kadusid nad ära. Ja siis me jõudsime Valgeranda ja seal siis üks vana talu oli ümber ehitatud nii, et rehe all me hakkasime elama ja loomi pidama ja varsti linnas koolis käima ja minu esimene kokkupuude kinoga oli siiski mitte Pärnus, vaid hoopis Viljandis. Siis ma olin veel väiksem, siis ma võisin olla mingi 3 või 4 aastane, seal oli Kinotäht. Ja see film ei olnud midagi muud kui Valguskoordis ilmselt. Sellepärast, et seal on tulekahi teatavasti, kui rahvavaenlane paneb koloosi lauda põlema. Ja ma mäletan seda, et ma ikka hirmsasti röökisin ja ma viis siis välja mind kinost. Aga see kinopisik oli ikka nii tugevasti, ma ei tea, kus ta siis oli tulnud. Igal juhul, kui me seal Valgerannas elama hakkasime, elektrit meil seal ei olnud, siis kuskilt hankisin ühe kingakarbil lõikasin eest väikese aukuse sisse ja kuidagi kleepisin sinna veel papid vahele ja siis petrooleumlamp oli seal kingakarbis sees ja ma ütlesin, et sa ajad küll maja varsti põlema, aga ütlesin, et sa võid ainult siis pliidi nurga pealt selle aparaadiga seina peale teafilme näidata niimoodi pildi aval edasi kerides. Aga pärast 4. klassi, kui ma juba Koidula koolis linnas käisin ja suvel terve suve maal tööd tegin Audrus-Sovhoosi põllul, siis 4. klassi järel, siis, mis ma olin 11 aastat vana, siis ma ostsin jalgratta. See oli siis, jalgratta nimi oli Riga ja siis Sarkanas Vaiksna oli sinna peale kirjutatud, mis tähendab seda punane täht. Siis ma tulin sellega 1. septembril kooli siia linna. Aga tagasi sõita ei saanud, sest et õhtuks olid ventiilid ära varastatud. Aga teine asi, mis ma oma esimesest teenistusest sügiseks sain osta, oli fotoaparaat Smena. Ja siis sealt algas minu piltniku karjäär, aga siis ta ei olnud mitte 14 rubla, vaid 140 rubla ja see aasta oli 1957. No vot, ja läks veel 2-3 aastat möödas, aastal 61 oli mul juba nii palju raha teenitud suvel Sovhoosi põllul ja ka talvel küülikutest, küüliku nahkasid käisime siin linnas, käisin ma müümas. See oli puhas minu teenistus. Et sain osta esimese filmikaamera ja filmikaamera nimi oli Sport. 8mm film läks sinna sisse ja ma mõtlesin, et kui ma olin Tallinnas ära käinud ja selle aparaadi saanud osta, siin Pärnus neid veel ei olnud selliseid üldse. Ma mõtlesin, et
mis on see asi, mida ma peaks nüüd sellega filmima, mis on see esimene asi, millega ma selle kaamera peaks ristima. Ja oli parajasti jäämineku aeg ja vesi oli kõrge ja Audrus oli villavabriku paisu taga oli tohutu kosk oli kohe. Siis ma mäletan, et need on mu esimesed võtted. Üks kord hiljem on mul ka tulnud kaamerat ristida, aga võib-olla sellest ma räägin natukene hiljem, siis kui ma esimese isikliku professionaalse kaamera sain ostetud. Ma tuletan mulle meelde, et ma pärast esimest filmi teile seda lugu ka räägiks. See on väga huvitav lugu. Kanadas ja USA-s juhtus. No vaat, ja sealt see minu filmimehe karjäär siis pihta hakkas või see haigus, ütleme niimoodi, ja see tõbi pole siiamaani üle läinud. Täna ma käisin jälle Tallinnas oma hinge müümas ja vandumas seal Toompeal. 15 inimest vandusid koos minuga, sest et üksjagu tüüpe läksid ära ministriteks ja nende kohad jäid vabaks, olid vaja täita. Nii et ma olen siis üks poliitiline täidist praegu seal Tallinnas. Natukest aega, senikaua kuni see koalitsioon kestab. Loodame, et kestab. Aga siis mu elutee läks nagu edasi. Ma olin siuke oma peaga mõtlev inimene ja ega meil seal Riigikogus ka minuga kerge ei ole. Täna ma juba ütlesin, et ma ikka tahan siin nagu oma peaga mõelda, et ma ei ole siin tulnud tagatubada käskusid täitma, seda täitsa selgelt see välja öeldud. Ma ei tea, kaua seda talutakse, aga igal juhul siin Koidula koolis seda enam ei talutud ja mina ka ei talunud ühesõnaga seda silmakirjalikkust, mis nõukogude ajal siin koolis valitses ja ma arvasin, et mõnes teises koolis äkki on parem. Kuigi selgus, et Viljandi Karl Robert Jakobsonis, kus ma viimases klassis käisin, oli asi veel kordades hullem. Aga see selleks. Igal juhul lõpuõhtule ma ei läinud. Karl Robert Jakobsonis võtsin oma tunnistuse ära, lasin klassipildi ära teha ja sellega see asi lõppes. Siis ma mõtlesin, et võimalikult kaugemale sellest ühiskonnast. Tulin siia Pärnu sadamasse, Jaanila õhtu oli, ma mäletan, 1964. Olin niimoodi värskelt abituriendiks löödud. Tollal oli see probleem, et või olin diplomandiks või kooli lõpetanuks löödud, eks ole. Ja siis oli selline kord, ma mäletan 64. aastal, et kui sa tahtsid kõrgkooli edasi minna, siis pidid sa kindlasti kommunistlik noor olema, muidu oleks tekkinud kahtlus. Teine asi, mis oli väga oluline ja soovitav, et sa oleksid aasta või 2 töötanud kusagil, et sul oleks soovitus töökohast. Oli selline aeg. Oli ka selline aeg, kus kõrgkool vabastas sõjaväeteenistusest. Ma mõtlesin, et olgu, ma teen siis 1 aasta tööd ja siis ma töötasin niinimetatud Eesti NSV raadio- ja televisioonikomitees mõlemal poole peal, nii siis raadio poole peal noorte ja laste saadetes ja Marju Lauristin oli väga noor siis seal, 5 aastat ainult vanem ja väga asjalik oli ja see oli palju toredaid inimesi. Ja siis oli ka mul ikkagi see kaamera pisik ja nende 8 mm kaameratega niisugust professionaalset pilti teha ei saanud, aga siin Pärnu pioneeride majal oli üks kaamera Kiiev, mis töötas vedruga ja mille kaader võis olla ainult 30 sekundit pikk, sest siis vedru jooksis maha. Ja üldse sai teha, ma ei mäleta, kas 2 minutit kestis üks kassett. Aga siis, kui ma kõigepealt Ruhnu läksin, sealt ma tegin oma esimese täispikka raadiosaate ja Jaani õhtul ja selle järel siis ma olin enne juba raadiole teinud 2 või 3 aastat kaastööd siit Pärnust. Pärnu Koidula koolis oli hästi korralik tehnika, mis Felix Ledist ja Rahvusringhäälingust oli üle jäänud. Ja siis juhtus niimoodi, et 64. aasta suvel pärast seda, kui Ruhnus käidud oli, läksin ma Kihnu, mis oli mul kaamera kaasas ja sealt ma tegin oma esimese telesaate 16 mm filmi peale. See ilmutati televisiooni laboratooriumis ära ja oli eetris 1965 veebruar, nii et 50 aastat on sellest kaudu läinud. Ja see oli siis tummfilm, mis nüüd sai helindatud just hiljuti, mõned nädalad tagasi. Vahepeal oli see film kadunud ligi 50 aastat. Leiti Tallinnast ühelt pööningult üles möödunud suvel. Ja ühtlasi leiti üles minu teine film,
mille ma tegin 65. aasta veebruar, märts, aprill Ruhnus, olles seal 2 kuud hülgepüügis. Ja siin see hülgepüügifilm teie ees ka on, ta on just värskelt restaureeritud. Ma püüdsin jätta, tänapäeva arvutitega oleks võimalik ta täielikult ära restaureerida, aga natukene jäi ta niimoodi, et on ikka tunda, et on vana film. Ja tollal oli ta muidugi ilma helita ja minust jäi ta sinna paika selles mõttes, et kevadel, kui ma ta kokku panin, näitasin televisiooni pearežissöörile Tõnis Kasele seda. Tõnis ütles, kui hea, et selle peale ma teen sulle kohe soovituse Moskva Filmiinstituuti, leppis kinokomiteega kokku, tehti vabariiklik koht, sest et ega ma Moskvas, kui tõele näkku oodata, ei oleks suutnud ikkagi nende üliintelligentsete ja üleõppinud juudi poistega võistelda eksamite andmisel. Nii et mul 5 nüüd küll kõik ei olnud, seal mis olid igasugused hindeid, aga kõik eksamid tegin ära ja oli väga keeruline siiski sisse astuda, sellepärast, et palju tehnilisi eksameid oli, kuna ma läksin filmioperaatori fakulteeti. Küll keemiast, küll füüsikast, matest, keeltest, kultuuriloost, keeruline kolokvium oli ja mäletu, kokku oli minu meelest 8 eksamit. Sisseastumist päris palju, 2 nädalat. Vaat nii, ja siis oli mul muidugi tagavara mõte taskus, et juhul kui ma Moskvas sisse ei saa, et eksamid ära ei teed, siis ma olen Tartus ja kunstiajalugu, see oli minu teine eelistus. Nii et see aasta 65 suvi määras üsna palju minu elutees ja saatuses. Aga nüüd, miks ma läksin dokumentaalfilm, miks ma olen jäänud dokumentaalfilme tegema ja mis on mind, mida ma siis tundsin, kui ma esimesed kaamerad ostsin. Oli vast see, et kuna ma olin maapoiss ja teadsin, kui raske see elu tegelikult on ja seal Audru rahvamajas nendel kinoõhtutel, kus sai ikka käidud, need filmid Nõukogude elust ja ka dokumentaalfilmid, ringvaatad, mis olid seal suuremate India mängufilmide ja Tarzanite ja selliste filmide ees. Aga oli ka tollal päris korralikke filme, nagu ameeriklaste Sõda ja rahu ja vanamees ja meri ja sellised filme oli ka tollal ekraanil ikkagi. Et see Nõukogude film oli niivõrd võlts ja vale sellepärast, et ei uskunud ma seda, et Ukrainas või Valgevenes või Kasahstanis lähevad siis kolhoosnikud valgetes riietes lauldes põllule, rehad ja vikatid õlal niimoodi ja siis õhtul pärast tööd tulevad jälle lauldes tagasi sealt ja et lehmi lüpstakse karjalaudades lauldes. Ma teadsin väga hästi, kui raske see töö oli, kui sitane see töö oli. Ise tollal ei olnud veel igal pool ka traktorit, me vedasime ka Audrus veel hobustega näiteks suurest karjalaudast sõnnikut välja või pandi mind meestega koos, vanemate meestega koos saareaegset või mõisaaegset Audru juustuvabrikut siis puhastama, kus olid vanad juustuvannidesse tuhanded ja tuhanded rotid ära uppunud, eks ole, ja mädanenud umbes 30 aastat. Ja mina läksin tõid ruttu gaasimaski endale, lubati palju raha, sellest mingi 25 rubla selle eest, et sinna tööle lähevad, et 2 päeva puhastama. Siis selgus, et isegi see oli vale, et gaasimaskiga võib inimene ellu jääda, ei suuda seal sees rohkem hingata kui 15-20 minutit, siis kopsud ei pea vastu sõita, siis ei jaksa hingata läbi nende filtrite, lihtsalt su kopsud pole harjunud sellega. Ja et siis, sisetunne ütles, et peaks ikka tegema neid filme, kuidas elu tegelikult välja näeb. Et ikka need, kes selle elu selliseks on teinud ja lasevad tal selliselt olla, et ka need ükskord aru saaks. Aga nad ei saanud aru, nad ei saanud kuni lõpuni aru ja ma ei tea, kas nad praegugi seal Kremlis ja ka seal Tompelni mõned, kas nad ikka saavad veel aru. Ma arvan, et ei saa. Sest et ma võin teile hilisema näite tuua. See oli 80. aastate alguses,
tahtsin teha ühe filmi Nõukogude lüpsjatest, et kui rasketes oludes nad töötavad. Rääkisin sellest Moskvas kinokomitees pärast seda, kui ma seda Jõulud Vigalas oma ainukest mängufilmi käisin selle üle andmas. Ja nad ei uskunud seda juttu. Keegi ei uskunud, ütles, mis te räägite. Meil tuuakse hoopis teistsugust filmi, me ju teame, kuidas erapistid tuldi siia rääkima laimama Nõukogude korda. No aga siis juhtus selline lugu, et Pootsi koolis 86. aasta 24. detsembril, ja see on siis teatavasti jõululaupäev, aga aasta 86 oli siis ju selline aeg veel, kus jõulud ei olnud riiklikud pühad ja ei olnud vabapäev ja koolid töötasid, vabrikud ja kõik töötasid. Ja seal oli siis 14-aastane poiss Tiit, kes 3. tunnis lasi dünamiidiga endal pea otsast ära, nii et terve klassiruum oli tema ajusid ja verd täis. Kui hakkab paha, siis öelge, et edasi ei räägi. Aga elu, jah. Muidugi Tiitu mina oma elus ei näinud, aga tema emast ma tegin filmi, selle filmi nimi on oma filmi nimi Elu ilma ja 3 punkti. See oli noorte enesetappudest ja see protsent oli väga kõrge meil tollal, ma ei tea, kuidas see praegu on. Seal oli see juhtub ja seal aeg oli ka juba sedavõrd muutunud, et selle filmi ma sain ikkagi tehtud. See oli emast, kes läks karjalaut öösel kell 3, 200 lehma tuli tal lüpsta seal. Tema positsioon töö ajal oli meeter madalama lehmadest, isegi lehmadest madalama pidi minna olema, lihtsalt sellepärast, et seal on niisugune tranšee. Lehmade jalad olid umbes nii kõrgel, et oleks teid lüpsi otsikuid, mis torulüpsi käis. Ma ei mäleta, kas oli torulüps, ikka vist oli, aga võib-olla ei olnud ka torulüps või oli kannulüpsi alles. Et udarate külge panna. Lehmad olid sitased, vahel said sabaga vastu nagu vahel jalaga, vahel situti pähe, eks ole. Ja kusjuures ta oli eelmise magamata see ema, sest erinevad karjakud ja mehed käisid seal külastamas ja joomastamas ja neid naisi oli 4, kes selles suurfarmis seal hõimas. Samas ei ole kaugel, 20 kilomeetrit, kui sedagi on, töötasid, kes siis pidid hommikul kella 800 lehma ära lüpsma. Ja see poisi elu oli muidugi tänu sellele, et ema oli loomastunud ja karjakud olid loomastunud ja see oli reaalsus. See on võib-olla kõigi aegade kõige julmem film. Et ikkagi tulles tagasi, jah, et kas mul on õnnestunud seda reaalsust ekraanile tuua või mitte. On ja ei ole ka ja üsna palju seda ei ole ka siin Eestis nagu hinnatud selle reaalsuse toomist, sest ma ei tea, võib-olla me tahame kõik olla paremad, kui me tegelikult oleme, me tahame, et ka meie kodumaa ja kõik oleks parem ja eestlane ise ka ei taha kõik seda näidata ja see elu tegelikult on aga 2 filmi, mis on välismaal auhindu palju saanud, aga üks on nagu olnud Eestis tõrjutud ja teine on jälle Eestis ka mingit aupaistet omanud, et need on Kihnu naine ja Kihnu mees. Kihnu naine sai valmis 1973 ja seal on siis niisugune poeetiline kude, kus see algab nagu lapse sünnist ja mõtteline elukaar on kuni surmani. Ja ta on lauludega läbi põimitud ja internetist ja YouTube'ist võite seda vaadata. Erri kodulehel arhiivis saab vaadata. Jah, aga teine film Kihnu mees räägib sellest, kui Kihnus kolhoos ära kaotati ja Kihnu kolhoos Nõukogude partisan, mida kihlasid ise ütlesid, et Nõukogude parki parkida saad. Partisan ära kaotati ja sisuliselt kolhoos tähendas neile mingisugust iseseisvust, aga see võimalus kolhoosi üldkoosolekuid pidada ja oma saare saatust otsustada ära võetis, inimesed hakkasid lahkuma, hakkasid jooma ja kogu see kultuur ja kogu see elu käis niivõrd alla ja sellest see film oli. Siis Kihnus ei saadud üldse sellest sõnumist aru Eestis halvasti, aga näiteks Leipzigi filmifestivalil 87. aastal sai ta tegelikult küll hõbetuvi, aga ta oli ikkagi see hõbetuvi oli tolle festivali peaauhind, sest et auditoorium ja žürii
kõik hindasid seda parimaks filmiks just selle sõnumi pärast. Berliini müür oli langemata 2 aasta pärast, alles langes Berliini müür. See sõnum oli täitsa selgelt loetav selles filmis, et kui üks kogukond või üks rahvas või üks riik, et kui ta kaotab enesemääramisõiguse, siis see kultuur ja see kõik hääbub, see kõik kaob, seal ei ole midagi parata. Nii hästi, kui palju sa ka seda ei püüa hoida ühe sõnaga, see on paratav, see oli see sõnum. Ja miks ma ütlen, et Hõbetuvi oli peaauhind, sellepärast, et kui ma lavale läksin seda ära tooma Leipzigis, siis oli nii, et aplausi tahtnud lõppeda ja rahvas tõusis püsti. Ja siis, kui Nicaragua mees läks oma kultuuri ära tooma, siis oli niisugune natukene. No ja arusaadav oli see, et see käsk tuli selline, et Nicaragua film peab võitma, aga ülejäänud tehke, mis te tahate. See oli see aeg, kus žüriid pidid kooskõlastama oma otsuseid võimudega. Kiipunaine on ka sul päris selline revolutsiooniline teos värvide mõttes. Värvide ja selle vormi poolest, jah, aga sisuliselt. Aga need punased värvid, need ei ole sul mingid märkilised seal. Ei no, õigus, sa pidid juhatama seda, ma pidin ise juhatama. Ma kistan vahe. Et miks, ei muidugi on, aga ma ei ole seda põdenud kunagi, seda punase värvi niisugust eiramist ja maalikunstnikust ema ütles, et midagi ei ole parata, et kõige ilusam värv on ikka punane. See ei tähenda muidugi, vaadake punasest, seal on väga palju varjundeid. Ja keeles me ütleme ka, eks ole, meil eesti keeles ei ole punasel nii palju varjundeid. Me peame punasele ette panema kas helepunane, tumepunane või telliskivipunane või purpurpunane. Aga teistes keeltes, paljudes teistes keeltes on punasel ka otse keeleliselt erinevad. Nagu A-lõi vene keeles on helepunane, krasne on siis punane, isegi tea, seal ikka on need terve vida. Ja tegelikult on niimoodi jälle, ma natukene nagu Venemaal õppinud, inimesena tean võib-olla seda keelt ära rohkem, aga me oleme eesti keelde tõlkinud seda punast ka valesti vene keelest ja enamikel juhtudel valesti. Sellepärast, et mitte punane väljak ei ole ja mitte punanurk ei ole, vaid vene keeles see tähendab tegelikult ilus väljak ja ilunurk. Ja see ilunurk, see kuhu siis Stalini pilt pandi niimoodi ja hiljem Lenini, ma ei tea, kes need siis veel olid autahvlid. See on tegelikult vana vene traditsioon, see on Vene tarest, kui lähete Vene taresse sisse, siis seal vasakut kätt nurgas olid ikoonid ja selle ikoonide nurga kohta öeldi Krasnõi Juhholov. Et nii et ilus värv lihtsalt. Ja see tähendab seda, et me kõik peame nii mõtlema ka minu silmis ja kihnlaste silmis ka ja siiamaani on nad seda punast kenasti hoidnud ja muidugi võib öelda, et punane on verevärv. Jah, muidugi on ta vere. Mis kõigis voolab veri? Miks ei peab sinet tulema? Muidugi, juhul kui seda seostatakse veristamisega ja edasi, siis on nagu teised assotsiatsioonid. Kõik sõltub sellest, kuidas oma filmi üles ehitad. Ja seal on tehniliselt on seal kasutatud solarisatsiooni, mida ei olnud ka meil kinos varem tehtud ja selle ma pidin ise leiutama, selle solarisatsiooni. See, et ei ole teisi värve, kui on ainult 2 värvi, mida mina olen otsustanud 2 puhast tooni. See on praegu võib-olla teilt keeruline aru saada, aga selleks tuleb kasutada mustvalget väga kontrastset filmi, mille peale filmitakse. Ja siis pärast, ma räägin filmitehnoloogiast, tänapäeval see kõik on minevik. Ja siis me saame ühe negatiivi ja siis me saame samast pildist ka positiivi, kus on vastupidi. Kõik see, mis on hele, on tume negatiivis ja vastupidi on positiivis, eks ole, kõik tume on tume. Ja siis kopeeritakse värvilise filmi peale 2 korda ühte ja sama pilti. Kõigepealt sinna värvilise positiivi peale kopeeritakse läbi ühe negatiivi sinine värv ja läbi teise, siis läbi positiivi kopeeritakse näiteks punane värv või need värvid, mida sa tahad.
selle jaoks puudub selline võimalus nagu arvutis, et keerad siit natuke seda värvi, keerad siit natukene värvi ja sul kohe on. See on umbes nagu munavärvimine tänapäeval, eks ole. Mässid sisse, tead küll, eks ole, et panin sibula koori, panin veel sinna tangu ja vesivärvi ja kõik nii edasi. Keerad ja siis võtad lahti, vaatad, kuidas tuli. Ei tulnud nii, nagu tahtsin, teen uuesti, jälle uuesti, eks ole. Tollal oli filmiga täpselt samuti. Iga 2 tunnidega, kuni see materjal oli läinud või 2,5 tunni pärast, kui see oli ilmutusmasinatest läbi läinud, siis nägid, mis nüüd tuli. Vahel läks nädal aega selleks, et ühte kaadrit. Istusin Leningradis, seal Leningradi lähistel Sosnova ja Paljana oli seal, kus see suur tuumajaam, seal olid Lenfilmi laborid ja seal oli üks hästi tore Anneli Umarkova, kellele see väga meeldis, kes oli ise kunsti inimene ja niimoodi seda tegime. Aga ma arvan, et me võiksime vaadata ikkagi seda esimest Ruhnov-filmi ja te olete siis Pärnu linnas esimesed, kes sellest esietendusest nüüd 50 aastat hiljem osa saate. On niisugune päris esietendus. Selline päris esietendus oli, ja tegelikult see ei ole esietendus. See on mitteametlik näitamine, sellepärast esietendus on siis, kui välja kuulutame ja siis, kui need 2 noormest, keda te siin filmis näete, ka on kutsutud. Tegelikult ma oleks pidanud täna siia kutsuma, aga see idee, et seda filmi täna teile näidata. Lihtsalt tagasi teil Tallinnast jah, ma näitaks teil seda Ruhnov filmi, kuna ma olen nii edev inimene, et ma ei saa lihtsalt teisiti seda näitama. Sellest juttu tuli. Ma ei olnud midagi kuulnud. Jah, ma siiski olin kuulnud, et on üks ameeriklane, nime ma isegi ei mäleta, kas ma teadsin, kes on Narani saarte peal filminud seda, kuidas väga Iirimaast siis sinna lääne poole veel ookeanis on väikesed Narani saared, kuidas seal inimesed väga vaeselt elavad. Ja siis ma temal kuulsaks Nanuki filmist, mis on Eskimade hülgepüügist elust seal Iglus. Seda filmi ma veel ei teadnud. Aga siis, kui ma Moskvas seda esimesel kursusel näitasin, või ma mäletagi siin, siis keegi kohe ütles, et sa oled ju flirtid siin teinud. See on alguselt innukeelne tiitel seal ees, nimelt 44. aastal Ruhukond läks põgenes ära Rootsi ja nad kutsusid oma varasid palvuma siis Kihnust ja Maninast. Umbes 30 peret, teised olid siis teiste saartega. Ja nad kiidasid elasid siis Ruhnos oma kommete järgi juba ja käisid siis ka hülgeid mehed talvel püüdmas, nii nagu seda Kihnus oli käinud. Selle filmi heli on tehtud nüüd mõned nädalad tagasi.
kuule, pilt läks väga laiaks. Korras. Ikka on lai. See sõltub projektorist. Nii on õige.
väikene filmikene. Kahju on teda valges ruumis näidata, sest tegelikult on seal niisugune väga hõbedane pilt, sest et nendes eriti nitrofilmides, see oli nüüd triatsetaatfilm, see ei plahvatanud aga seesama, need filmid, mis olid veel enne sõjaaegsed ja need ka Nõukogude Liidus tehti veel pärast seda, need olid need tuleohtlikud filmid, need olid puhtalt kogu see mustvalge pilt, see tekkis sellest hõbedast, mis selles filmilindis oli. See vanade filmide see hõbe, see kuidagi nagu ekraanil nagu säras. Ja siin on, see on ka veel hõbedad filmis. Ja nii, et ühesõnaga kinostuudiod ja filmilaenutuskontorid, mis meil olid, mis rändkinod olid, need kõik vanad filmid, mis olid ära ringelnud ja olid ära krimustatud katki, need tulid kõik tagasi anda ja siis oli teatud keemiline protsess, et see hõbe sealt eraldati nendest filmidest ja läks uuesti tootmisesse. Et me oleme nüüd harjunud värvilise televisiooniga ja võimsad ekraanid on kodudes ja aga ükskord, kui ta televisioonis peaks tulema, siis te näete ka paremas kvaliteedis. Kas see on siin? Et meile saabus ka Romek Kosenkraanius siia, kes üsna varsti vist järgmise nädal pühitsetakse linnapeaks. Ja kuna sa Romek jäid hiljaks, siis ma kingin selle filmi sul kodus vaatamiseks. Palun. Ma saan nüüd arvutist uusi välja. Aitäh. Mis mul selle filmiga meenub võib-olla kõige emotsionaalsem on see, et see esimene päev, kui me merele läksime, me isegi ei mäleta, kas see oli veebruaris või oli see märtsi alguses. Tol aastal ülged oli vähe ja selle jahti ma nagu eriti ei mäleta. Tegelikult siin filmis te näete 3 meest, kes lähevad selle pisikese paadi või jullaga, võib öeldakse minu keeles julla. Tuleb rootsi keelest ja julla tähendab rootsi keeles ka väikest paati. Et tegelikult on neid 4, 2 tükki veavad eest ja 2 tükki veavad tagant. Aga see teine see üks tagumistest meestest, see pidi ju filmima. Ja tol ajal ei olnud niimoodi, et paned videokaamera maad, võtab ise ja siis tuled ja läheb mööda, eks. Kui see ainult 30 sekundit sul kaader saab olla, sa ei jõua ju sinna peale joosta ja eest läbi joosta. Ja siin see materjal on kohe mitmetelt merel käikudest. Ja alati ja ma pidin ka filmi kokku hoidma, sest film oli suhteliselt vähe kaasas, mitte nii, et on tundide kaupa sul mingi mälukaardi peal ja muudkui kaamera võtab, pärast siis valida. Ja muideks siis, kui pärast hakkad vaatama, selgub, et ei olegi midagi filmi panna, sest et kui on võimalik sul lõpmatult palju ülesvõtteid teha, siis enam eriti ei vali, aga kui sul seda materjali nii väga vähe, siis vaadake vanaaegseid fotosid, eks ole, et inimesed see on teada, et ainult võib-olla üks kord perekonnas tehakse pilt, siis kõik nagu seavad välja. Siin muidugi on dokfilmiga tegemist, aga siin ma pidin ka valima. Aga ikkagi kõige rohkem, kõige emotsionaalsem, mis mul meelde tuleb selle filmiga seoses, oli see, et kui me siis esimest korda läksime ja mina ei olnud oma elus varem, olin ikka muidugi Audru jõe peal jäätükkide peal ikka sõitsime, isa jooksis kontorist, näitas rusikat, et löön maha, kui kaldale tulete, poistega sõitsime mööda seal. Aga niimoodi mere peal. Seda ma olin esimest korda ja läheme niimoodi 4 2 vanemat meest ees ja Mihkel täpselt minu vanune. Elab Raekülas, muidu on väga tubli kalur. See noorem külgekütt ja see väike poiss, tema töötab siin selles Pilteris. Nii, et läheme mööda niinimetatud rinnajääd ehk liidujääd ja siis äkki ma vaatan, et sealt eest nagu jää liiguks ja lähebki niimoodi. Meie veel ei liigu, eks ole, läheb. Mehed ei tee väljagi, lähevad, astuvad sinna peale, lähevad edasi. Nii, nüüd me liigume siis, jah. Nii, oleme selle väikse jullaga, läheme edasi. Küllaltki sile korralik jää oli veel, kohati on rikne niisugused tükid seal, eks. Läheme seal edasi 100 meetrit, ma vaatan, eest jälle liigub. Me juba liigume, aga nüüd jälle liigub, mis tähendab? Et liigub umbes sellise kiirusega jäädaks, eks ole, ees, mille peal on sellise kiirusega. Siis on järgmine riba läheb, siis jälle sinna peale. Aga nüüd on kiirus ju 2-kordne, eks ole. Siis läheb veel üks 100 või 150 või 200 meetrit, jälle ma näen ees liigub. See on huvitav, palju meil nüüd seda kiirust, siis pärast 3. 4. korda ma küsin meeste käest, et aga ma ei küsit enam kiirust, ma küsin, kui sügav siin on. Mis veel eriti ei ole, 20-30 meetrit on selle koha peal siin umbes, võib-olla ei tea täpselt.
selle koha peal, kus need murrud olid, kus nad otsal olid, see on Steingrundi murrud, jäävad Runnust umbes 1,5 kilomeetrit Saaremaa poole, seal on madal. Seal, mis madal, 2-3 meetrit on seal ikkagi, eks ole. Aga lihtsalt selle koha peal korjab ja siis, kus korjab ja kasvavad ja nad peaaegu iga aasta kui jäädüld seal. Ja see tunne ja siis, aga ma olin metroos enne käinud, mul vanem vend elas Leningradis ja ma teadsin, et seal on ka liikuvad trepid, siis ma mõtlesin, issand, me oleme nagu liikuva trepi peal, aga et huvitav, kas maailmas oleks mõni selline koht, et kus ühe liikuva trepi peal lähed veel järgmise liikuva trepi peal ja siis järgmise peal ja niimoodi su kiirus kasvab järjest, eks, meremel. Noh, ja siis, ma ei tea, kas esimesel korral või teisel, kolmandal korral ma nägin, kuidas meie koer, kes meil kaasas oli, jäi sinna selle 2 liikuva vahel ja sinna ta jäigi kõik, lõikas ära. Aga oli neid kordi ka, kust sisse kukkusin, lihtsalt kevade poole märtsis juba ja läks nõrgaks ja eriti just nende liikuvate kohtade peal ja üle astumistel niimoodi. Kukud umbes siiast saadik sisse, oled siiast saadik märg, aga võtad jalast ära, väänad ära, paned saabastesse tagasi ja lähed edasi, kus sa ei saa ju sinna jääda. Ja huvitav, inimese keha ise toodab nii palju sooja, et ta ise kuivatab sind ära lihtsalt. Kuidas see tolleaegse tehnikaga seda saunast sai filmida, saunast läheb ju kaamera... Kaamera läheb kohe uduseks, jah. Külm saun. Ma arvan, et... Tegelikult, kui sa viid kaamera samale temperatuurile, siis ta enam ei lähe. Et see on nagu tehniline... Ei pea leili tingimata viskama. See leil teeb seda auru muidugi. Kui temperatuur muutub, siis on võimalik, et sul läheb uduseks. Ja aga vahel pole seda efekti kasutanud. Mul tuleb üks film Kinu lastest varsti välja. Seal on palju, seal on mingi kas 5 pooletunnist filmi või midagi niisugust. Ja seal on niimoodi, et üks väike poiss Lennart läheb siis ka isaga sauna ja siis tegib kiiresti saunukse lahti, ma lähen sisse, siis läheb kaamera sinna poisi juurde, aga see kestab ainult 10-15 sekundit, siis läheb pilt täiesti ära täitsa uduseks, eks ole. Siis mul on olnud ka selline üks kaader selles Mania filmis, kus kirjakandja üksik vanamees, nagu ta seal on, võtab ahjust leivad välja, paneb leivad laua peale niimoodi, siis mul kaameraga aeglaselt sinna leibade juurde ja ma mõtlesin, võtan lähedalt leiba. Aga siis on niimoodi, et näed, kuidas aega mööda kaamera läheb uduseks. Tähendab, sa näed seda ekraanil, kuidas see soe, mis tuleb sealt välja, sa näed, see muudab pildi selliseks, et leib ise hakkab nagu kiirgama valgust, niisugust kollast või niisugust valgust ja meie enda pea ümber tegib ka niisugune. Kuidas seda nimetatakse? Aupäev. Aupäevist. Üks eraldi sõna, kes ta oli? Oreool. Oreool. Oreool, jah. Aga nüüd Kihnu oli ju nii eraldatud, et see oli vist kogu Kihnu rahvale ebatavaline, et tuleb üks mees ja teeb filmiga. Ja ei, no selle leida, kes siit korraks seal niimoodi vastu tuleb pank käes meestele, kui nad merele lähevad, selle ema ajas meid sealt, see oli naabrinaine, see ajas meid sealt, mina ajas meid kaameraga sealt ära, sest me jõuame küll filmima ei tule. Ja siis ka selle väikse poisi isa läheb merele, vanem vend läheb, eks ole, lähevad merele. Aga see naine, kes seal vokiga on, see ei ole, on naabrinaine. Sellepärast, et ema ei olnud nõus filmis olema. Ema oli ebausklik. Aga see oli ju karm piiritsoon. Ja see oli piiritsoon. Aga ikka merel... Ei, no load muidugi pidid olema ja eks ma siis televisioonis sai komandeeringu ja kes piiritsooni tahtis minna, siis oli 2 võimalust, kas pidi olema külla kutse sulle või siis komandeering. Ja selle komandeeringuga tuli minna siis piirivalvest läbi ja piirivalve oli templi peal. Kuidas läksid lendasid piirivalve lennukiga? Ei olnud piirivalve lennuk, ikka selle metsavahiga ehk N2-ga, aga siis regulaarseid lendusid ei olnud ruhnu. Siis oli niimoodi kas kord või 2 kuus või niimoodi oli. Ja et kui mul film oli ära tehtud juba, filmimaterjali otsa saanud märtsi kusagil peaaegu lõpuks, aga siis lennuk ei käinud, ei tulnud ja siis ma pidi veel 2 või 3 nädalat seal olema. Tol aastal oli palju jääd meres. Ja ma mäletan, et esimene pääsemine üldse Ruhnust oli kas 15 ja 16 aprill, kui traalidega mindi Läti randa. Ja siis teadage, mis siis mehed tegid seal õhtul hilja jõudsime, üks putka oli lahti, ei, putka oli kinni, otsiti see putkapidaja üles ja osteti kastide kaupa šampust ja siis tähistati seda, et on jälle mandrile seal pannud. Sealt kaudu ma sain siis tagasi.
kas võid küsida? Ja palun, jah, ongi võib-olla ongi elavam ja toredam, kui küsitakse ja vestlusvormis, sest et mulle endale ei meeldi eriti ei teiste monoloogidega enda oma ammu. Mul on selline pikk aeg olnud tegelikult küsimus sulle, et sa oled teinud nii mängufilmi kui dokumentaalfilmi. No siin nagu ütlesid, et ühesõnaga seal ongi nagu see vahe, et üks on siis päris elu ja teine on nagu mänguelu, aga kas sa võiksid natukene täpsemalt seda protsessi nagu kirjeldada? Et kui me ütleme niimoodi, et mõlemad filmitüübid jõuavad tegelikult ühel hetkel sinna montaažilauale kokku, aga mis on nagu see protsess või mis mõttes erinevad nad enne seda? No kas või ideest alates? No lugu on lihtsalt selles, et jah, võtame kas või see sama, mis ma teile enne rääkisin, see elu ilma sellest Potsi poisist. Ta käis Potsi koolis, aga elas Kõimus, kes ta siis jõululauval 3. tunnis, eks ole, nagu tal dünamiidiga pea otsast ära lasi. Patarei oli taskus, eks ole, pani siit, et detonaator oli siin ja läks. Et dokumentaalfilmi on siis mõttetu teha, kui see sündmus on läbi. Ütleme, näiteks need filmid, kus räägitakse sõjakoledustest, tuletavad pigem meelde mulle ühte niisugust veneaegset anekdooti, kus küsiti, et Armeenia raadio käest, et mis asi grupiseks on. Armeenia raadio vastas, et näiteks Rootsis on see nii, et 10 naist, 10 meest saavad kokku ja seksivad. Aga Poolas, kas Poolas ka grupiseks on? On küll, aga seal 10 meest ja 10 naist saavad kokku ja vaatavad video pealt, mida rootslased tegid. Aga kas Venemaal ka on võimalik grupiseks? Ja on küll muidugi, aga siis saavad 10 meest ja 10 naist kokku ühes Moskva korteris ja räägivad sellest, mida poolakad olid video pealt vaadanud. Nüüd ongi selle dokumentaalfilmiga, mis kirjeldab, nagu kui sul materjali ei ole, siis ei ole tegelikult mõtet teha mingit ümberjutustust. Või siis on niivõrd huvitav esineja, aga ikkagi sa ei saa selle rääkiva peal kuigi kaugel sõita. Et muidugi oleks võib-olla selle Tiidu lugu olnud mängufilmi materjal, aga seal oli ema. Ja seal, nagu ma rääkisin, selle sama juhtumi pealt, eks ole, ema, kes oli karjatalitaja ja see andis võimaluse näidata ühe nõukogude lüps ja täielikku alandatust ja loomastumist ja kõike seda, kõiki neid elutingimusi, kus ta pidi elama, ikka seda süsteemi. Ja kontrastiks oli seal väga hea see, kas need õisme aknad või need... Vist oli jah, kusagil jah, et linnad kõik magavad täiesti, eks ole, ja nemad lähevad juba öösel kell 3 tööl, et linnale siis piima anda. Ja oleks ühe naisi lugu, et ei, see oli terve nõukogude miljonid naised, kes läksid niimoodi tööle, selles mõttes üldistus ka taga. Ja kui California San Francisco filmifestivalis seda näidati, siis minu tuttavad kutsusid üsna palju Ameerika juriste sinna kohale. Ja mina olin näinud selle filmi tegelikult selle naise kaitseks. Ja selle filmis oli muideks kohtuprotsessi samas. Ta mõistati 8 aastaks süüdi selle pärast, et tema oma poja eest piisavalt ei hoolitsenud ja viis poja enesetapuni. Naine tunnistati süüdiseks. See on Eesti esimene ja ainus juhtum minule teadaolevalt, kus leitakse kellegi enesetapu süüdlane. Et arvake ära, kes oli selle protsessi algataja ja prokurör ja süüdistaja. Sina, Romek, tead? Sa ka ei tea, kes oli süüdistaja. See oli noor mees, ta oli just ülikoolist tulnud, üsna mõned aastad, ta töötas prokurörina Margus Tammekivi. See oli tema niisugune hiilge lugu. Ja lehed olid täis, et vaadake mõjuke kole naine, et viis oma lapse 14-aastase poja enesetapu. Aga süsteem oli see. Ja minu film oli jälle kaitses seda naist ja näitas, kuhu süsteem viib. Ja teate, mis veel huvitav asi oli selle filmiga, et kui need Ameerika juristid siis selles pärast filmi näitamist hakkasid vaidlema oma vahel, siis ühed toetasid nagu naist, teised toetasid selle süsteemi, aga lõpuks jõuti sellisele lahendusele, et tegelikult sellistel juhtumitel ei saa süüdistada ainult üht subjekti ega ka süsteemi, et mõlemad kannavad vastutust tegelikult. Aga meie kohtusüsteem jälle, Romek, eks ole, sa oled õppinud Eestis juristiks, me peame leidma ühe süüdlase, eks ole.
ja see, mis toimub Nemtsovi mõrva järel, te näete ka praegu, eks ole. Ei leita kumbagi süüdlast ja selge on see, et keegi on otseselt süüdi, kes selle tüki ära tegi, aga süsteem on ka ju süüdi. Kogu see õhustik, kõik see, mis on loodud. Sellist mõtet sul pole tulnud, et näiteks see oleks nii kõva lugu, et sellest teha ka mängufilm? Või on see sinu jaoks nagu läinud talvelumi juba? Jah. Ei, ma ei tea. Ma olen näiteks ühe mängufilmi teinud Jõulud Vigalas dokumentaalse materjali peal. Tiina Kaalep andis nüüd välja selle Mihkel Aitsami raamatu uuesti 1905. aasta Läänemaal. See on puhas dokumentaalne lugu. No kirjeldus, seal ei ole üldse mingit kirjanduslikku taotlus, lihtsalt see on sündmuste väga hea kirjeldamine, see raamat. See ilmus, kui ma eksi, 30. aastatel, Nõukogude ajal ta muidugi ei ilmunud, seal on liiga palju on paralleele, on sellel tsaari karistussalkadel ja kogu selle tsaari ajal, selle kogu Nõukogude süsteemiga, aga need, mis temal olid, need olid niimoodi väga õrnalt seal, aga kui ma selle raamatu leidsin, siis selle raamatu põhjal saigi see film Jõulud Vigalas tehtud. Ja selle raamatu te leiategi selle pealkirjal Jõulud Vigalas, sest et Tiina Kaalep võttis selle filmi pealkirja selle raamatu, aga see on autentne asi ja seda soovitan lugeda, see on huvitav lihtsalt. Elus tuleb selliseid asju ette, mida sa lihtsalt mängufilmi lavastajana tõenäoliselt ei mõtle välja. Elu on ikkagi palju rikkam, kui nüüd küsimus on selles, et kas sa oled õigel ajal õiges kohas oma kaameraga ja kas sul jätkub kuidas öelda seda kannatust, et sa liiga vara kaamerat välja lülita. Videokaamera sa võid ju jätta käima, eks ole. Aga filmikaamerat sa ei saa jätta käima, sest et see on niivõrd kallis ja need kettad on seal olid kõige pikemalt 10 minutit. Ja vaat sellesama Pärnumaa filmiga, kui te pakub huvid, ühe korra tulge Uuekoisti muuseumisse, paneme peale selle, ma ei tea, kas meil DVD veel on olemas või ei ole, mõtlema vaatama. Seal on üks huvitav kaader ja huvitav olukord oli. See oli niimoodi, et sellel naisel oli 2 poega, üks poeg siis sooritas enesetapu ja teine poeg oli siis tal 8-aastane, kui ma eksis, ja käis 2. klassis. Ja temaga oli samasugune lugu, et kui tema hommikul bussipeatusse tuli, et Tootsi kooli sõitma hakata, siis see tööliste buss just saabus sealt Karjalaudast, ema korraks kallistab ja nii palju ema seda poissi nägigi. Sest kui poiss koolist tuli, oli ema jälle laudas, kui ema õhtul laudas tuli, poiss juba magas. Külma putru näris see poiss. Ja nüüd siis mul õnnestus selline kaader filmida, kuidas ema tuleb hommikul laudast, Tiit on surnud, kõik see meenutab talle, eks ole, ja ta teab, et ma teen ju filmi Tiidust, seda enam kui sellest loos, sellepärast ta võib-olla kaameras veel rohkem mõtleski Tiidu peale. Ja siis ta tuleb niimoodi, mul on Arriflex õla peal 25 kilo, kaamera töötab ja ma tean, et mul on filmi sees 3 minutit veel. Ja ma tean, et selle 3 minutilise jupi peale rohkem värvifilmi üldse ei ole. Et ma sinna pean veel vahekaadrid ja katteplaane võtma ja nii edasi, et ma võin kõige rohkem nüüd, et kui ta nüüd hommikul istub ja siin hakkab piima jooma või midagi, eks ole, mis ta teeb, et siis ma võtan ühe pisikese jupi ja veel pisikese, et mis mul vaja. Ja ta tuleb ja ma panen kaamera käima, ma küsin, mis sa teed. Ei, võtan joon natuke piim. Ja võtab siis selle 3-liitrise purgi piima, nagu te tolitate need kurgipurgid. Kallab endale ühe klaasi ja kaamera töötab. Aga siis tõuseb äkki püsti ja läheb ära. Ja nüüd ma mõtlen, nüüd ma peaks välja lülitama, aga ma ei lülita. Ma kuulen, et ta teeb midagi ja ma ikka ei lülita ja ma ei saa aru, miks ma ei lülita. Aga keegi kuskilt mulle ütleb, et sa ei tohi välja lülitada nüüd üks kaamerat. Ta on ära, ma ei tea, kas on minut, aga 40 sekundit, aga ekraanil see on väga pikk aeg. Ja siis ta tuleb ja siis ta on endale punase kleidi selga pannud, niisuguse veripunase kleidi. Ja siis ta võtab, tahaks nagu seda piima hakata jooma, aga ta ei joo seda piima. Ta paneb hoopis akna vahel makki käima ja sealt tuleb üks selline ülioptimistlik laul tuleb sealt. Ja siis ta võtab selle piima ja siis ta ikka ei saa seda piima juurde, hakkab hoopis nutma. Vaat siis tunned, et sa oled saanud nüüd midagi kätte, kus ühes kaadris on kõik sees.
ja rohkem ei olnud ja siis lõppes film ära. Aga vedas, ma sain. See on selles filmis ainukene kaader, mille ümber kogu see film sai ehitatud. Aga dokumentaalfilmiga on üks häda on see, et kuna sa oled kronoloogilises järjekorras materjali filmina, siis kipud pärast ka seda uuesti kronoloogilises järjekorras kokku panema. Siis on kõige parem, kui sa saad aastaks ajaks selle materjali kõrvale panna, ära unustada need seosed, eks ole, kuidas tegid ja nii edasi. Ja siis uuesti vaadates mõelda, mida sellest materjalist annaks teha. Näiteks Siberi filmiga see Andi film, mis mul on see Isapoegi püha toorum, sellega oli seda, ma tegin 4 aastat. Käisin 16 korda Andimaal. Sest et selle šamaani juures ei olnud võimalik kauem olla, kui maksimaalselt 3-4 päeva, sest ta väsis ära lihtsalt. Nad elasid üksinda koos oma naisega võõraid. Väga harva mina olen, kes seal käis, vahel arvamini sõits Puraaniga mööda. Ja vahel oli niimoodi, et lendasin 3000 kilomeetrit sinna, sealt oli veel umbes 200-300 kilomeetrit autodega sõita ja siis 30 kilomeetrit suuskadega veel. Ja viimast korda, kui ma seal käisingi filmimas, ta tuli küll põtradega vastu, ma pidin seal naftapuurijate juures ootama mingi, see nii kaua, kuni ta tuleb. Ta tuli 3 päeva pärast, võttis mind, noor kuu oli ja ta ütles, et tule siis tagasi, kui on noor kuu, et siis ma ohverdan ühe põdra. Ohverdamine tähendab lihtsalt seda, et ta lihtsalt tapab meil eesti keeles veel vanemad inimesed ütlevad, võtab hinge võtta, eks ole, mis ta räägib sellest. Aga tema muidu palvetab veel edasi, ma olen seda veel teises kohas näinud, kuidas see kõik toimub. Ma tahtsin temaga. Järgmisel hommikul panen põdrad, et ei, ma mõtlesin ümber, ma ikka ei ohverda. Ja sõitsin tagasi koju, eks ole, Eestis. Ja ainuke, mis ma sain tervest ekspeditsioonist, oli see, et kuna 40 kraadi külma, siis sain erilise hääle üles võtta, kuidas lumi jalgadel krudiseb kogu saak, eks ole. Aga vahel on jälle saaki, et nagu tapab, nagu kalurit. Dokumentalist elu on nagu kalur elu vahel. Sa ei tea, kus see kava täpselt tuli. Sa pead valmis, kaamera kaasas. Top-filmis peab olema ikkagi mingisugune dramaturgia, et kuidas sa lugu jutustad. Ja et just ongi, kui sa võtad üles, siis sa alateadlikult aga seda kronoloogiliselt üles ehitama, aga tegelikult vaataja jaoks on oluline, et sa mängid tõe piiri peal, et tema jääb uskuma, mida ta näeb. Aga sinu kui filmi autori ülesanne on ikkagi lugu, mida sa tahad rääkida, nii ära rääkida, et seda oleks hea ja huvitav vaadata. Õnneks see šamaan oli kogu aeg ühtesid ja samu riideid. Ja siis kui ta viina võttis, alati oli niimoodi, et mul pidi vähemalt 2 pudelt viina kaasas olema, alla selle oleks ta mind kohe tagasi saanud. Aga seda kohe ära joodud, aga see oli niimoodi üks öö jooks. Alati oli tal üks kasukas, eks ole, kui rohkem viisin luigenahna muidugi, eks ole, sees hästi see luigenahna kasukas. Siis ta tõi trummi, aga trummi sees ei hoita pojas muidugi, see on seal maja taga pühas jurtas või selles nartas. Kui ta sinna kotta sisse toob, siis paneb pussnoa läve paku peal, sest muidu ei tea, mis võib juhtuda, sest et see trumm on nii võimas asi, et siis istub karu pea alla maha ja siis hakkab trummima, eks ole. Ja siis, aga mul olid erinevatel aegadel filmitud seda, kui erinevaid joobeastmeid oli filmitud, täitsa erinevatel aegadel, aga filmi lõpus selleks, et näidata, kuidas ta järjest rohkem ja rohkem purju jääb ja mõistuse lausa kaotab, eks ole, seal on omakorda sümbol, see on see, mis ütleme kõik need valged inimesed või ütleme nii nimetatud punased inimesed, tema nimetab neid punasteks inimesteks, kes seda naftat sealt harrastavad nende rahvusliku varadeks. Et kuidas nad ei kannata ka alkoholi eriti palju ja et sellega film lõpebki, seal ongi niimoodi 4 aasta jooksul erinevad joobeastmed on monteeritud 9 episoodiks näiteks. Sest see peab toimuma, see ei ole mitte ühel õhtul tehtud, aga edasi ühte riides. Mind huvitab veel teine teema, ühesõnaga dokumentalistina sa ilmselt oled palju rohkem kontaktis ka sellise kunstniku eetikaga. Kas sul on olnud selliseid momente, kus sa näiteks oled mingile väga tundlikule materjalile just nimelt saanud nagu kaameraga nüüd pihta, aga kus sa oled tegelikult selle asja jätnud riiulisse, kuna see on, mind huvitab lihtsalt, kus see piir nagu sinu jaoks jookseb? Minu jaoks on väga selge piir on see, et ühelegi inimesel ei tohi minu töö haiget teha, aga seda on peaaegu võimatu vältida, aga samal ajal sa pead püüdma seda. See ei saa olla see hind, et ma saan au
ja natuke võib-olla ka maksnud, kuigi dokfilmi eest peaaegu üldse midagi ei saa, eks ole. Aga et seda oma loomingu nimel ei saa ma küll teise inimese nagu rahu võtta temalt ja nii edasi, aga tahes-tahtmata see kahjuks juhtub, sest et inimesed kujutavad ennast sageli teistsugusena, kui nad ekraanil näevad, et nad niisugused on, siis neil tekib, aga alati kõik ei ütle. Aga on olemas niisugused veel eriti räiged juhtumid. Näiteks see sama šamaani lugu. Oleks väga efektsed kaadrid saanud, kuidas naine ta ära tapab. Nad oleks maailmakuulsad kaadrid võib-olla olnud. Nad olid nii juua täis ja see naine tungis talle möllimüld taigas ja väljas külm ja põtradega sõitsime. Ja naine siis läks millegi pärast niivõrd närvi ja vihaseks ja hakkas teda pudeliga pähe taguma, eks ole. Kuni viinapudel puruks läks ja siis oleks niimoodi hakanud midagi tegema. Ma läksin vahele, muidugi ma oleks väga hea kaadri, kui oleks pannud kaamera käima. No ei, et sellised, ütleme, see on niisugune juhtum, aga siis on, ütleme, kui valmis film on ja selgub, et mõnel inimesel oleks väga valus seda filmi vaadata. Kihnu mehega juhtus selline lugu, et see on 85. aastal tehtud. Sellest ma natuke rääkisin enne, et see on siis film, ka täispikk film sellest, kui üks saar kaotab kolhoosi või tänapäeval valla, eks ole, mis on ju niisugune plaan, et vallad ära likvideerida, et üks suur vald on, eks. Et kui kaotab iseseisvuse, et siis kultuur läheb alla, siuhti. Ja seal Kihnu mehe filmis on üks episood, kus koolipoisid viimases klassis, minu meelest oli 8. klassis, midagi taolist, 14-15 aastast poisid olid Vargil käinud ja nad toodi külanõukogus ja Lenini pildi all, siis vallavanem mõistab nendele kohut ja poisid nutavad seal ja kahetsevad. Ja poiste vanemad vist andsid poistele 100 rubla, vist ütlesid, et mine Margi juurde ja ostad ära, et ta lõikaks teid välja sealt filmist. Ja ütlesin poistele niimoodi, et kiri oli vist isegi saadeti mulle selline, et 100 rubla saate, et neid sealt välja võtta. Ja mina ütlesin siis poistele niimoodi, et teate, aga lepime hoopis teistmoodi juttu. See 100 rubla jääb teile alles, aga 20 aastat ma seda filmi kusagil ei leita Eestis, et Eestis ma ei näita seda. Mina olen teate oma sõna pidanud, 30 aastat pole seda filmi näidanud. Poistest kasvasid täitsa korralikud töömehed. Muidugi kurioosne on see, et tollal oli 100 rublast juttu ja üks neist poistest nüüd hiljaaegu käis minuga Sangelaiul filmimas ja keegi oli talle öelnud, et Mark maksab sulle 100 eurot selle eest ja mul on temale 100 eurot veel maksmata. Kuigi ma pole talle lubanud ja nüüd ta käib nurf minu käest. Nagu olgu see selleks, aga ütleme, siin on üks teine film, mis on Manija kirjakandjast Paulist mul tehtud, see on 60 minutit pikk, aga ma ei tea, kas te viitsite seda vaadata, kui tahate. Sellega on nüüd niisugune ka embargo on selle filmiga, et seal on üks noormees, kes selle peategelasega siis tantsib. Ja kui te viitsite seda vaadata, see on tund aega, selles filmis on siis kas me saame siin olla tund aega? Ei saa kaua olla, aga ilmselt lapsime väga head. Võime jätkata, lähme kuskile teie sfääri. Siin me ei saa olla rohkem. Seal on selline episood, kus see Paul siis Saare keskuses peol tantsib ühe noore mehega, ka Manija mehega, kelle naine läks väga kergete elukommetega tema juurest minema ja tema siis tantsib oma väikese tütrega ja väikese pojaga alguses ja siis pärast tuleb see Paul ja tahab ka temaga tantsida ja siis Paul saab siis suurt naudingut sellest, et ta saab selle poisi, kelle nimi on X, kelle nimi on teile praegu ei ütle, sest oleks natuke jälle liiga kaugele ja seal on pikk kaadr sellest, kuidas siis Paul, kellele meeldib teise mehega vaidlusesti tantsida, eks ole siis niimoodi. Ja seal juhtus selline lugu, see oli aastal 2008, see oli filmitud ja see on filmi kulminatsioon. See film kasvab sinnamaani välja ja siis tulevad jälle teised poisid, tahavad ka tantsida selle poisiga, eks. Ja Paul ei suuda seda kannatada ja peksab teised poisid välja, viskab kõik sealt sellest
trahvamast, natuke metsik värk ka. Aga see, kellega tema tantsib, see tuleb linna õhtul, leiab oma naise siit korterist ühesõnaga sellises olukorras, et ta lihtsalt viskab ära ja poob ennast üles. Ja läheb keldrisse, mitte üles, poob alla keldrisse. Ja pärast seda vanemad ütlesid, et seda filmi ma ei näitaks televisioonis ega avalikkuses. See oli niimoodi paar aastat ikka nad rääkisid, aga nüüd ma tunnen, et neil hakkab nagu üle minna, võib-olla nad on nõus, eks ole. Ma ei saa sellest filmist ka seda episoodi välja lõigata, sest see film on niimoodi ehitatud üles. Kui selle ära võtan, see võtab nagu pea otsast ära. Seal on selle matused pärast, eks ole. Kuidas sa ise nende lugude keskel nagu ellu jääd? Või ühesõnaga, see natukene need filmid on sul sellised pigisa, või ütleme, sa ei ole nagu pigisa, aga sa oled nagu selline vaatleja, mingis mõttes neutraalne, aga tegelikult sa lähed ju nende inimeste nagu eludesse nagu sisse. Et kuidas sa nagu ennast kaitsed selles olukorras? Mis mina ikka kaitsen? Selle peal ma ei ole üldse mõelnud, kuidas ennast kaitsta. Aga see on sinu festivalidegi igihaljas teema, et kuidas filmi tegija jääb seotuks oma kangelastega, eks ole? No vot, see oli selle kuulsa selle lätlase filmis, meil möödunud aastal oli dokumentalist, et seni kaua oli ta selle Intraga või Zintra, mis on naise nimi oli? Intaga, jah. Seni kaua oli siis, see filmitegija oli suur sõber ja tõi talle igast asju ja kõik nii edasi ja siis lõpeb film sellega, et siis nad istuvad koos seal laua taga õues ja ütleb, et Inta, ma tulin sulle viimast korda nüüd külla, et alguse naine peksis teda minema ja ütles, käi kuradile, et rapult sõimas teda, et ära sega mu elu ja edasi. Lõppes sellega, et nad istuvad siis koos, on seal sõbrad ja siis see režissöör ütleb, et ma tulen nüüd viimast korda. See on selles mõttes uhke film, et autor ei ole mitte enam kaadri taga, vaid läheb ise ka kaadrisse. Ja laseb ennast mõnitada oma autorit, oma kangelase ja edasi. Kes on näinud, soovitan väga vaadata, ETV võiks tegelikult näidata seda, aga ma tean, et ETVs on inimesi, kes arvavad, et see on nii vulgaarne, et seda ei või näidata. Ausalt öeldes, ta käib peaaegu kõigi televisiooni tegijate kohta ja peaaegu kõigi filmitegijate kohta, kaasa arvatud ma ise. Sest et tõepoolest, kui sa nagu põled ja elad selle inimese elu, aga see film saab valmis ühel päeval. Ja see film elab oma elu ja looja hakkab mõtlema juba järgmise töö peale. Aga selle inimese jaoks oled sina ikka edasi. Ja väga üksikud filmitegijad suhtlevad veel nende inimestega, kellest nad filmi on teinud. See on tõesti probleem. Ja vaat see Inta ütlebki nii, et kuidas niimoodi, sa lähed ära. Ei, no jaa, aga et film on läbi, ma pean hakkama teisi filme tegema. Ei, aga kas me ei jäägi enam sõpradeks, kas enam ei tulegi siin? Saad aru, te olete mu usalduse võitnud. Minul on selle Pauli kassid. Tal on 20 kassi, aga nendest 10 kassi käivad meie laudil ja situvad seal ja tegutsevad seal ja need edasi on metsikud, eks ole. Me oleme hädas seal selle Paulist, kellest see film on, olen tema kassidega hädas. Aga meil on seal 2 kassi õnnestunud ära kodustada. Üks elab meil maja sees ja selle nimi on Lisbeth ja see, kes väljas elab, see on kollane see kass ja kuna ta on kollane kass, selle on tema nimeks Mati. Isegi saab aru, miks Mati. No ja me oleme naisega rääkinud, et kui nad kätte saaks, siis lööks kõik maha. Aga ma tean, et Matit ja seda Lisbethi ma ei löö maha, sellepärast, et me oleme selle loomu usalduse võitnud. Ja vaata, et nüüd ma ei saa teda enam maha. See ei ole võimalik. Filmi tegijana sa lähed ikkagi mingit lugu tegema, lähed midagi rääkima ja siis, kui sul see asi valmis saab, siis sa nagu oled oma asja ära rääkinud, sa oled rahvale öelnud, mida sa oled tahtnud öelda ja siis tulevad uued teemad, uued asjad, mis sa tahad rääkida nagu, et see on aga jah, nagu Mart ütles, et autor, see tegelase jaoks ei jääda pikka, et see on nagu niisugune selle Intaga oli veel nii huvitav, et kui ta alguses oli nii filmimise vastu, siis ta lõpuks, kui ta kuulis, et see režissöör enam ei tule, ta hakkas ju pakkuma, et tee veel minust filmi. Jah, ta oli suurepärane näitleja. Ja see tuleks ikka, eks ole. Kas või tee uus film? Me püüdsime seda Intat ka siia tuua, aga see režissöör ütles, et see ei ole võimalik.
Mul on veel küsimus, sul on väga, kuidas öelda, lähedalt kontakt on poliitikaga, et kas sul on olnud selliseid juhtumeid, kus sa oled tegelikult nagu suutnud just oma filmidega sekkuda poliitikasse ja võib-olla mõjutada mingisuguseid poliitilisi protsesse, no seesama Laudanaise film nüüd oli või Lüpse film oli võib-olla üks. Ei, sellega ma mõjutan vist midagi, see nõuding varis, mõjus ilma selle minu filmita parises kokku. Ei, aga kui ma hakkan vaatama oma seda filmograafiat, siis mul on 2-tunnine film Konstantin Pätsist ju olemas. Ja siis on olemas mul tunniajapikkune film Arnold Rüütlist ja Lennart Merist, kuigi selle filmi peategelane on Rüütel, aga Rüütli kaudu on ka Meri seal samas kohe, kus on 2 täitsa erinevat tüüpi. Üks on niisugune väga konservatiivne, stabiilne ja teine on niisugune muutuja. Siis mul on olemas film veel Ernst Jaaksonist, kes oli 75 aastat oli diplomaatilisel tööl. 15. eluaastal ta läks Riias saatkonnas sinna ajalehe referendiks ja 90-aastaselt ÜROs Eesti suursaadikuna lõpetas. Ja siis on veel poliitilisi filme, nagu ütleme see Eesti vabadussõjast on see film, mille nimi on Vabatahtlikud ja nii edasi. Või vabandust. Kuule, ma helista veidi hiljem üks veerab tunni pärast, ma ei saa praegu rääkida. Ma ei oska öelda, kas mõjutada, aga ma lubasin, et nüüd see meelest ära ei läheks, eks ole, see kaamera. Ma ei oska öelda, et ma nüüd otseselt midagi oleks mõjutanud kusagil, võib-olla kaudselt kõik need asjad. Poliitikud mõjutavad ise ennast kõigepealt ja tagatoaga ja kõik need asjad sealt. Aga esimese professionaalse kaamera õnnestus mul osta siis, kui Balti kett oli. Siis ma olin parajasti USA-s ja Eesti oli väga tähelepanu fookuses. Mind kutsuti, mul inglise keel on enam-vähem suus küll telejaamadesse, küll Torontos, küll New Yorgis esinema ja hommikusaadetesse ja raadiotesse ja nii edasi. Ja niimoodi ma olin mingi 3-4 aastat küll Saksamaal ja Prantsusmaal ja ka rohkem nagu Ameerikas mitme pool niimoodi esinenud. Tasapisi igal pool olid nagu honorari makstud ja väliseestlased aitasid ka ja ma sain see mingisugune $10,000–15,000 kokku, millega ma siis otsustasin osta oma esimese tõsiselt professionaalse 16 mm prantsuse kaamera Aaton. Ja uus oleks maksnud $50,000, seda ma ei jõudnud osta, aga siis mul oli üks sõber Torontos, kes siis korraldas niimoodi, et minule kui eluaegsele üliõpilasele on vaja üks selline kaamera osta, mis on nagu vabrikus tagasi käinud, korda tehtud ja siis ma läksin sellele Torontosse järele. Ja siis, kui ma selle kaameraga üliõnnelikult New Yorki jõudsin, siis ma mõtlesin, et kuidas ma selle kaamera nüüd sisse pühitsen, eks ole, kui oma esimese pisikese kaamera selle 8 mm, selle ma pühitasin 61. 1961 siis Audru villavabriku juures, Paisu juures seda jää minekut filmides. Mõtlesin, aga mis oleks nüüd kõige väärtuslikum? Siis mul äkki plahvatas, et Solženitsõn, Mihhail, kuidas teist oli Mihhail? Aleksandr Solženitsõn, kuidas ma Mihhail, idioot. Et Solženitsõn oli ju seotud eestlastega, suside perekonna. Ja mõtlesin, et äkki õnnestub meil minna Solženitsõni juurde ja teda filmida ja tema käest küsida midagi, et kuidas tema eestlasi mäletab. Ma teadsin, et kõrges eas juba ja et äkki on võimalik. Susid andsid mulle koordinaadid, ütlesid niimoodi, et elab Connecticuti osariigis ja et tal telefoni ei ole, aga et võtke ühendust kohaliku kirikuõpetajaga, ta suhtleb üle kirikuõpetaja. Midagi, ma mäletan, et see oli esmaspäevane päev ja ma saatsin kirikuõpetajale kirja. Ja kas te kujutate ette, et kas siis juba järgmised sama nädala kolmapäeval või neljapäeval, 2 päeva pärast või 3 päeva pärast tuli Solženitsõni käest kiri. Et jah, ma olen väga, ma kirjutasin ka mis põhjusel, et ma olen nii õnnelik, ma olen saanud kaamera ja nii edasi, eks ole, ja et tahan viia Eestisse tagasi ja kas äkki on valmis tervitusel, et ma teie elust kulutan võib-olla pool tundi, eks ole. Oleks autorentid ja sinna 6 tundi oleks sõita, oleks läinud sinna ja ära filmid tagastada ühe päeva. Ja kujutad ette, tal 2 vihikulehetäit oli seda kirjas, kuskil mul on selle kapis siiamaani alles muidugi. Et jah, et ta on eestlastele väga tänulik,
juba sellele, mis ta laagris oli, sest Ivan Denissovitšiski ta juba ju kirjutab sellest, et eestlased teda seal laagris abistasid. Aga temal juhtus Solženitsõnil see asi, et kui ta vähihaigla või vähikorpuse kirjutas, siis KGB tal romaan oli valmis ja tal konfiskeeriti see. Ja kujutage ette, eks ole, vahel on niimoodi, arvuti jookseb kinni ja sa püüad ühe lehekülje uuesti kirjutada. Ja see on kohutavalt raske uuesti kirjutada ja sa kunagi ei kirjuta enam nii head lehekülge, kui sul esimest korda kirjutasid, sa kindlasti tead, Annika, eks ole. Ise kustutasid ära ja midagi oli teha ja ei tule enam seda, eks. Ja mis tema otsustas, aga tema oli nii visa vend, et tema otsustas selle romaani uuesti kirjutada ja mitte enam Moskvas, vaid tuli siia Eestisse ja susid peitsid ta ära Lõuna-Eestisse kusagile puurida taha. Ja seal ta kirjutas romaani uuesti ja toimetas siit välismaal ja ilmus siis välismaal. Ja see oli nüüd põhjus, miks pärast ma julgesin üldse teda tülitada. Ja siis ta kirjutab, et ma kirjutan praegu oma elu kõige suuremat tööd, raamatut, ma enam ei mäleta, mis see pealegi, ma ei ole seda lugema, ma ei tea. Ja et minu poole pöörduvad paljud ja kui see piirduks poole tunniga minu elust, ei oleks probleemi, aga see romaani kirjutamine on nii keeruline ja nii raske, et niipea kui ma sellest eemaldun ja mingit teise asjaga hakkan tegelema, siis kui ma uuesti tagasi tulen oma romaani juurde ja hakkan seda uuesti edasi kirjutama, see võtab mul võib-olla päeva või 2 või 3 isegi, kuni ma uuesti omandan kogu selle süsteemi ilusti kirjutada. Ma panen nüüd oma sõnadesse selle mõtte, mis on ka tegelikult filmi juures. Kui sa monteerid, kui sul on mingi 100 tundi materjali, aga see 100 tundi peab sul siin olema. Sellest ei piisa, kui ta sul on arvutis. Sa pead siin teda ju kokku panema ja siis näppudega paned teda siin ekraanil. Selle sisse söömine, selle sees hoidmine, see organiseerimine, kuidas sa nüüd edasi lähed selle looga. Sest dokumentaalmaterjalist võid sa ka igasugust lugu teha, sõltub sellest, mida sa valid ja mis järjekorda sa paned. Et see on nagu eluks ajaks meelde jäänud ja vahel, kui mõni ajakirjanik hakkab tüütama, siis ma olen seda lugu rääkinud. Annika õnneks ei ole tüütanud nii. Et seda teise inimese aega ja seda tema loomeprotsessi ja seda hinnati ja kui ta sulle tõesti leiabki aega pühendada ja maha istuda ja rääkida sinuga, siis see on jube tänulik, et ta selle aja on võtnud ja sinu peale kulutud. Aga mida sa siis filmisid esiteks selle kaameraga? Ma ei mäletagi enam, mis ma siis filmisin. Igal siis, kas oli see sama kord siis või? Jah, ma arvan, et see oli see sama kord. Ja oligi see sama kord ja ma kohe ütlen, mida ma filmin. See on veel huvitav, võib-olla see materjal on mul olemas. Sest et New Yorgis ei käinud suuri mitte üksinda, vaid New Yorgis ma käisin Ipiga. Ipi oli kihnlane, kes sündis 1908. aastal, kelle ema suri siis ära, kui poiss oli 2 nädala vanune. Isa tal ei olnud, isa oli küla peal, kes teab, kus see isa. Ja ta oli vaesest perest ja nii teda kui temast aasta vanemaid õdesid vendi, tema oli kõige noorem, sest tema suri rohkem sealt ei olnud, sellest järglasi. Neid lapsi anti perest perre niimoodi, et iga 2 nädala tagant järgmisse perre. Tema kasvas niimoodi üles, Ani kasvas väga tubliks ja 30. aastatel hakkas ta salapiiritust vedama. Soomlased usaldasid teda, andsid talle paar miljonit marka ette ja nendega ta kadus Ameerikasse. Nad käisid küll teda otsimas ja keegi leidnud. Seal ta ostis omale lennuki, seal ta ostis jahtlaeva, siis ta teenis Ameerika mereõhu jõududes. Siis ta kukkus selle koha peal, kus on JFK lennuväli New Yorgis, seal kukkus ta oma hävitajaga alla, veel pääses napilt eluga. Ja siis me läksime sinna mitte Arlingtoni, vaid Long Islandi selle militaarkalmistule, viis oma kadunud naisele, soomlannast naisele veel lilled ja ütles, 2 buketti on mul veel, sest mul on veel 2 naist, aga iga Ameerika sõdur võib matta ainult 1 naise enda juurde, teised olid selle surnuaia taga ja need asjad. Mina ütlesin talle nii, et lennuk on sul alles, et see lennuki ma müüsin ära, et ma olen ikka 85 juba. Ütlesin, aga kas läheks ikkagi lendama kuidagi, et kas sa rentida ei tahaks lennukit? Kuule, rendime tõesti lennuki, lähme lendame New Yorgi kohal korraks. Läksime sinna Long Islandi lennuväljale. Siis seda ma filmisin. Seda ka, kuidas see film on mul alles valmis tegemata, see materjal ootab. Ja siis ta ütles, siis läksime lennuväljale ja siis
sest tal ei antud lennukit. Vaadati passi ja öeldi, vaadake, mis teie vanus on. Kuulge, aga mina olen Ameerika mere- ja õhujõudude lendur olnud, mul on 9000 lennutundi. Ei no jah, te võite ju kõike rääkida. Vanamees vihastas, sõitsime koju, pani endale mundri selga, võttis kõik oma lennutunnid ja kõik asjad sinna ja lõi selle letti ja anti lennuk, aga mitte ainult meile kahekesi, vaid ikka instruktor pandi kõrval igaks jõuks tead. Et 2 Pillisalu 2 rooli oli selle lennuk. Ja siis nii me lendasime siis Manhattani kohal selle hipiga, tema õige nimi oli Harri Vesik. Ja siis ta rääkis mulle selle loo, kuidas ta omale naise võttis seal itaallanna, kui see soomlanna lapsega tema juurest ära läks. Et ta läks selle itaallanna juurde, kes tal meeldis maanduse rikkuri golfi väljakul kohe selle suvila juures ka Long Islandil. Ja siis tema pruut jooksis talle siis sülle, koos istusid lennukisse, lendasid Manhattani kohale, see vahemaa on võib-olla üks 30-40 miili sealt Long Islandilt, nii palju on. Ja siis lendas 3 tiiru ümber Empire State Buildingi ja siis 3. tiiru järel küsis, et seniorita, kas sa tahad saada minu naiseks ja siis oli nõus ja pani siis sõrme ja lendas Long Islandile tagasi. Ja me kordasime seda lendu siis niimoodi, aga tegime 3 tiiru ümber Empire State Buildingi. Mis sa küsisid? Miks me seda lugu hakkasin rääkima? Sellepärast ma küsisin, mida sa filmisid selle uue kaameraga. Uue kaameraga, see oli see, mida ma selle uue kaameraga. Ma ei ole seda niimoodi kokku pannud, sest jälle on inimese mälu on selektiivne, et see Solženitsini lugu on mul nii palju meeles ja siis praegu ma hakkasin meenutama, see oli see materjal, mis sai toodud sellega. Sest temaga koos me käisime selle kaamera kostjumis sealt Torontost. See naljaga, tal oli üks vana auto, mis oli 3-4 aastat tal garaažis seisnud ja seal on laisuskorraldad sama, mis Itaalia. Ja kummid olid ära pragunenud tagasi teel Apalachi mägedes, hakkasid meil kummid tühjaks jooksma iga 10 milli tagant niimoodi pumpu. Hea küll, see ei puutu siia. Me peame vist hakkama nüüd varsti ära. Mark, ma küsin. Jah, palun. Sinu need ka nõukogude ajal tehtud filmid olid ju ikkagi peavoolust väljas, olid nagu suurem raamika, et olid võib-olla ühiskonnakriitilised ja olid ka, ütleme, võib-olla liiga ausad, et kas võimudele see meeldis, et kus oli pahandusi ka selle võimudele? Oli ikka oli. Aga võib-olla ei olnudki nii alati probleem võimud, väga sageli oli ikka see, et kolleegide kadedus oli ka see ja siis ühesõnaga kaevati ja sulle kleebiti igasuguseid silte külge ühesõnaga, mis üldse tõele ei vastanud ja nii edasi. See oli ikka täiesti nagu hullumajas elada muidugi. No üks viimane juhtum võib-olla just seal perestroika ajal oli see, kuidas dokumentalist töötab ja on võib-olla huvitav kuulata. See Lasnamägi hakkas kerkima ja siis Tallinn filmi juhtkond otsustas, et kas ma võiks teha midagi niisugust ilusa filmi sellest, et kuidas ikkagi võim ehitab tohutult 100 000 inimesele kortereid ja nii edasi. Juba oli natuke sellest meelaku praost ka, nagu rahvas niimoodi seda kutsus, eks ole, kus need autod sõidavad, et sellest, et see oli ka juba mingil määral oli valmis esimene ots. No ja mina tööd ei olnud midagi ja tükki värk oli siis segane aeg, siis ma võtsin kaamera ja käisin seal ikka õhtut ja filmisin kogu seda niisugune tummfilm oli, nagu ma panin kokku niisuguse rea sellest elust. Et vaatasin niisugust formalistlikke kaadreid, ilus taevas ja natuke niimoodi. Siis mõtlesin, mis ma nüüd siia diktori teksti, ma mõtlesin, ma ei oska siia küll midagi teha. Muusika teha, no mis muusika, no Arvo Pärt oli ära läinud, eks ole, mis muusikat seal ikka paned, ma isegi tema see sööt Bachi nüüd, eks ole, isegi seda ei saa, midagi isegi tema asju kasutada ei tohtinud, eks. Mõtlesin, helistan Meelakule, Tallinn filmi sellest toimetusest helistasin Malle Meelakule, et niisugune asi, et mul on niisugune film nüüd saanud siin olen, ma täietasin teda veel, siis ma veel ei olnud sina pärast seda telefonikõnet ja varsti me läksime täitsa sina pealt, saate ka kohe aru, miks. Et kas te ei tahaks tulla sinna
Lasnamäel ja kuna te olete selle linnaosa autor, kas te ei tahaks tulla ja rääkida mulle seda, kuidas te selle linnaosa nagu lõite või kuidas see on nagu ja tema, mis kuradi värk see Vene võim siin või nõukogude, kõiki neid asju kästi teha ja niimoodi hakkas kiruma seda kõike, mis jamada siin olen pidanud ehitama. Mõtlesin, ei, ma ei saa praegu, ma taipasin, et ma ei saa seda lindistada, mis ta räägib, mul oleks võib-olla seda vaja, eks. Ja siis, no, ma ei saa praegu, et ma tulen, helistan tunni aja pärast, jooksin ruttu Eesti raadiosse, ütles, kas saab kuskil stuudios lindistada telefonikõnet. Ja siis panin maki käima seal, eks ole, korralik kvaliteet oleks, helistan talle uuesti ja siis ta rääkis, et mina esitasin talle ka niisuguseid küsimusi. Oma loomingus ütles, et kõik see on käsu korras tehtud niimoodi selleks. Aga juba on perestroika aeg, juba võiks nagu rääkida. Panin selle filmi valmis, aga lõppu võtsin ikkagi seda, palusin ikka, et õhtul tuleks ja oleks loiva päikese valguses ja kiidaks oma linnaosa. Ja ta tuli ja see on filmi lõpus. Ja ma ei tea, kas keegi on seda filmi näinud, et see või ole. 10 minutit, seda võiks järgmine kord vaadata päris lõpus. Sellest vist on üks DVD olema. See tegelikult jõuaks isegi tuua see. Enam ei jõua. No vot, ja mis siis juhtus? Juhtus niimoodi, et mina ei tea, kas keegi nägi seda filmi, ehmatas ära. Et noh, kiidab, eks ole, lõpus kiidab küll, aga alguses teeb kõike seda maha, kuidas seda sunniti tegema, et see on ainult keskpärasus ja ma ei tea, ühesõnaga teada. Ma enam ei mäleta, et tekst peab. Võt, ja siis ma panin, et mingi jama on selle filmiga. Keskkomitee tuli kohale, Ristlan ise tuli kohale, ideoloogia sekretär, kinokomitee esimees ja nii edasi. Ja see on 85. aasta lõpp on see asi juhtub Tallinna filmis. Vaatavad ära need 10 minutit, täielik hauavaikus. Siis oli üks kõigi Tammiste või mingi niisugune nimi nagu oli seal ideoloogia osakonnas. Kalev Tammiste. See hakkas rääkima. Kas te nägite, missuguse riigivastase filmi on teinud siin üks inimene, eks ole? Ja siis hakkas sadama ja Ristlan ütles, aga mida teie arvate ja mida teie arvate? Ja kinokomitee esimees ütles jah, et see on meil küll üks väga-väga suur eksitus see film, eks ole, aga ja kõik olid niimoodi, et noh, ikka püüdlikult ühesõnaga hakkasid maha tegema, ma ei mäletan, mõni oli raevuka. Ja siis tõusis Ristlan püstis seltsimööda. Ma vaatan, et ei Tallinn filmis ega kinokomitees keegi ei kuula raadiot, keegi ei loe ajalehti, keegi pole kuulnudki, et meil on perestroika ja avalikustamine. Vaat see on see film, ühesõnaga, mida peaksite te tegema, eks ole. Tõtt peate te rääkima, kuidas asjad tegelikult on. Noh, mina läksin hiljem Liimile, kui Kinoliidu esimees oli. Muidugi film hästi välja kõik. Seal oli asi oli veel hull. Seal oli veel niimoodi, et öösel kell 1 helistati Valle Meelakule koju ehituskomitee esimees, ma ei tea, kes ta on helistanud, ütles, et me nägime niisugust filmi, mis on niivõrd kohutav, ühesõnaga, et te peate nüüd ühesõnaga loobuma kõigest sellest, mis te seal rääkisite ja üles tunnistama selle, et teid on ninapidi veetud ja hoopis nii edasi, et see kõik ei vasta tõele, mida te seal räägite. Ja täielik klapernet. Ristlan päästis selle olukorra. No ta võis ka olla täiesti vastupidi käituda, täitsa ette arvamatu aeg. Ükskord ma mäletan, ma läksin mingi kolleegi oli vaja kaitsta, läksin Ristlane juurde, kui ma kinokomitees Kinoliidu pealik olid Ristlane juurde seda lugu rääkima ja siis ta lubas vaadata seda, see helistab üks telefon. Keegi kaebab jälle midagi kellegi kohta, helistab teine telefon jälle. Ja mõlemad mehed olid Rammist riiklikust akadeemilisest meeskoorist, Eesti rahvusmeeskoorist ja väga tuntud nimed, aga ma ei hakata. Igal juhul see ei olnud Erneseks. Ja siis ütleb Ristlane, aga näete, vaat see on nüüd see loominguline Eesti, aga kui ma olin Männikutehaste direktor, siis ei olnud midagi niisugust. Ma ütlesin, et laupäeval tulete välja, võtate labidad kaasa, kaevame kraavi, kõik tulid, kaevasid kraavi. Näete, mis on kunsti inimesed, näete, mis on. Mul on veel üks küsimus, ma ei tea, kas seda kiiresti on võimalik vastata, aga mingis mõttes see sinu elu siin Pärnus on ka nagu kunstiteos ise või mingis mõttes see on nagu filmikangelase elu, et kas sa oskad nagu seda teost kuidagi nagu mingisuguselgi moel iseloomustada? Ma sellest sinu eluloost nagu lugesin, et sa tulid tegelikult Pärnusse nagu uuesti tagasi
no sa elasid ilmselt Tallinnas ja nii edasi, et see on siin 90. alguses, et nagu sealt alates on ilmselt olnud sul päris huvitav elu siin Pärnus. Ei, vaata, tõepoolest, ma ütlen Tallinnas. Elu kui kunstiteos, kas sa oskad seda nagu kirjeldada? Millest ilmselt väga palju on nagu dokumenteerimata, et sa ei ole saanud kogu aeg... Ei, see on väga pikk ja keeruline lugu, jah, aga Tallinnas läks asi ikka seal perestroika ajal ikka väga hulluks omavaheliseks, see nagu filmimaailmas ja telemaailmas, see muutus täiesti välja kannatamatuks. Oli küll loominguliste liitude pleenum, eks ole, ja oli küll, ütleme, muisuskaitse ja olid loomingulist liidud, kes aitasid selle asja nagu käima tõmmata ja ma mäletan ka veel neid aega, ma olin üks nendest eestvedajatest, aga ma tegin muidugi selle ühe suure vea ja siis ma pidin nagu tagasi tõmbuma. Aga kinoliidus siis, kui ma seal pealik olin, hakkasid loomingulist liidud ju koos käima. See pleenumi mõte tekkiski seal meile. Ja see aprilli pleenum sealt on nagu väga palju liite hargnes. Teine asi, mis oli ka minu idee, et peab olema niisugune regulaarne inimestega nagu silmast silma kõnelemise või suhtlemise võimalus ja siis saigi algatatud see Vikerraadio kultuuritund, mis oli igal reedel kell 1 päeval, kus inimesed käisid ja rääkisid. Ja mina läksin seal õnge asjaga, see oli 88. aasta november, ma olin just Moskvast tulnud, Moskvas rongis Eesti mitmete üks tänagi tuntud ettevõtjatega rääkinud ja nende mõte oli see, et me peame ikkagi suutma Eestis vene kogukonna integreerida Eesti riiki, eks ole. Mis on siiamaani probleemiks, et on eraldi kogukond ja siiamaani pole. Ja see mõte oli seal, et selleks, et nemad astuksid meile lähemale, peame meie astuma kogu aeg samme nende poole. Ja siis mina käisin välja selle idee, tõin seal selles raadiosaates selle idee, et on Euroopas küllaltki palju riike, kellel on mitu riigikeelt. Soomel on tegelikult 2 ametlikku riigikeelt, Šveitsis 4 ja nii edasi, Belgias 2. Et võib-olla meil võiks olla 2 riigikeelt ja siis ma hakkasin saama, siis ma sain seda. See ületas täielikult kanatuste piirid, aga ma ei mõelnud mingisuguse venestamise peale, ma mõtlesin selle peale, et see asi nii plahvatusohtlik ei ole, seda asja arutada. Aga ei olnud võimalik arutada, ei olnud võimalik sel hetkel arutada. No näiteks ka nagu võtame see sama kooseluseadus praegu, seda ei ole võimalik arutada praegu üldse, eks ole. Rahulikult. Aga sellest hoolimalt, et ei ole võimalik arutada, on selle suviseks Pärnu filmifestivali teemaks kooselu. Ja ma võin teile lubada, et mitte ühtegi filmi homopaaridest ei tule. Praegu veel ei tea täpselt. Ei tule. Ei, seal on hoopis teised. Võib-olla kõige naljakam film on nendest Poola vanematest meestest ja naistest, kes on ükikuks jäänud ja kes elavad oma kasside ja koertega. See kooselu peab tingimata suugi tähendama seda, et kas mehed meestega või naised meestega. Variante nii palju, see on üks väga sünge film Ukrainast, kus pime 50-aastane mees elab oma täiesti abitu 80-aastase emaga näiteks, et peavad hakkama saama. Aga ikkagi see küsimus, võib-olla ma nüüd täpsustaks veel, et juhul, kui näiteks sa teeksid sellise nagu autobiograafilise dokumentaalfilmi, siis milline see film oled, mille sa teeksid ise endast? Või oled sa mõelnud selle? Ma ei ole enda jaoks nii huvitav inimene, et ma peaksin seda tegema. No Mark on teinud autobiograafilist ja fragmentid tema elust. Ja tegelikult mul on ka selline film olemas, mida ei ole televisioonis näidatud ega ka mingit suurt avalikku etendust ei ole olnud. Mõnel festivalil on välismaal olnud. Selle filmi nimi on Librikate kodus on aasta 2005. See on tehtud materjalist, mis 10 aastat seisis. Et need inimesed, kellesse see asi puutub, et see neid väga ei haavaks. See on omaette lugu. See film tõenäoliselt, kui Vaiko on ka sellega nõus, on selle suvise aktinäituse Mees ja naine üks töödest, mis seal hakkab teatud kellaaegadel mängima. Seal on ka niimoodi, et seal on nagu rikutud, ütleme, seadust.
ma olen seal nii nagu Malle Meelakugagi, eks ole, lindistanud telefonikõnet, aga ma ei ole kunagi ühtegi telefonikõnet, mis ma olen salvestanud või salaja kedagi filminud, et ma ei ole kunagi kasutanud seda niimoodi, et see inimene pole ise selleks lubanud. Ja seal on salvestatud üks vestlus ühe naisega, kes elab Rootsis ja ainuke, kes seda nägi, oli tema, eks ole, siis ta pidas oma mehega nõu veel, eks ole, kas seda võiks avaldada ja siis talle film väga meeldis, et me leppisime niimoodi kokku, et Eestis ei täidata seda, ma esimese 10 aastat, 10 aastat on täis. Eesti naine? Ei, Rootsi. Kas on veel küsimusi? Meie aeg hakkab tõesti nüüd lõppema. Siin. Ma küsin ühe küsimuse. Ja palun. Räägi, on sul mingi selline film, milles sa tunned, et see on sulle, tekitab sinus endas hea tunde, et parim film, mis on nii välja kukkunud või parima sõnumiga, et kui sa sellele mõtled, sellele filmile, et sul on hea tunne sellele mõelda? Filmidega on niisugune asi, et nad lähevad nagu kõik su juures, nagu lapsed kasvavad suureks, lähevad ära ilma, eks ole, et sa senikaua, kuni sa selles valdkonnas töötad, siis mõtled ikka kogu aeg selle peale, mis on pooleli või mis on sündimas või mis on, et temast saaks midagi. Et muidugi pead mõtlema, et see film oleks nagu täiuslik. Aga samal ajal on ka üks selline kuldreegel, et ainult diletandi töö peab olema lõpetatud. Aga meistritöö, diletant töötab seni kaua, eks ole, kuni ta siis kogu selle lõuendi pinna on värvidega katnud, eks ole, ja siis ütleb nii, nüüd on see töö lõpetatud, nüüd on valmis, kogu see aeg on, filmis on nüüd täidetud ühesõnaga, millega ta on valmis. Aga ütleme, meistritööga on jälle niisugune asi, kui te võtate Leonardo da Vinci või Picasso või Rodini joonistused või visandid või nad on igal hetkel valmis. Lennart Meriga oli selline lugu, et ta, ma ei tea, kas esimest või teist aastat oli seal Kadriorus ja Helle siis nuttis seal selles Kadrioru vangimajas, sest et näitaja oli harjunud ringi lustima ja nüüd ta pidi presidenti prouana seal istuma. Ja Lennart lasi meid 2 tundi ukse taga oodata kokkulepitust kellaajast üks niisugune suveõhtu oli, et ta pidi kirjutama filmifestivali sissejuhatusse sinna kataloogi väikse presidendi tervituse. Ja ütles, et pärast seda, kui mul oli 2 tundi seal olnud, ta ütles, et mul ei ole veel valmis, aga mine Hellega juttu seal. Lõhutasin Hellet veel tund aega, tulen tagasi, et ei, et aga veel oli valmis, ma mõtlen. Mina ütlesin tal Lennartile siis, et kuule, sinu tekstid ja sinu laused on nii head, et pane nüüd punkt ära, eks ole, et Leonardo da Vinci'l ka on, tõmbab paari joonega ja ongi, eks ole, sul ei olegi vaja siin pikka oopust kirjutada, ei, ta lasi ikka veel ja veel, eks ole, ja pärast ma vaatasin, et tõepoolest oleks nüüd ka 2 esimese lausega, et oleks midagi katki olnud. Selles mõttes, et ongi, see on nagu veini tegemine, sa ei saa mingitest ussitanud vaarikatest või poolmadanenud mustsõstardest korralikku veini teha või väikestest või kiduritest. Sa saad väga head veini teha ainult siis, kui sul on väga head, väga päikseküpsed ja rikkaliku valapuketiga marjad. Filmi sa saad ka head teha siis, kui sul on selliseid kaadreid, nagu ma rääkisin sellest naisest, eks ole, kes tuleb laudast ja siis raiskab viimase filmimeetrid ära sellega, et tekib tõesti, eks ole, selline visuaalne pärl, milles kus ühes kaadris. Ja Mati Põldrele, meie kaaslinlasele, kuulub see lause või mõte, et vaatad filmi 3 esimest kaadrit ära ja siis on enam-vähem selge, kas on meisterliku teosega või tegemist või mitte. Ehk kui näiteks kirjanduse peale üle hüpata, siis võtad Tuglase, hakkad lugema ja esimesest 3 lausest saad aru, et on tegemist väga suure sõnameistriga. Et valdab eesti keelt ja valdab kujundit ja kahju, et mul seda väikest kõige uuemat filmi kaasas ei ole, mille ma tegin 40 minutiga valmis, mille ma olen oma elus kõige kiiremini teinud.
see mul arvutis ja seda plaati mul oli ka kaasa ja arvuti omani. Ma tegin selle siis, kui see päiksevarjutus oli. Ja ma olen, nagu ma ei tea, juba nagu mingisugune asi, oma filmi hakkan ümber jutustama. Kui see päiksevarjutus oli, helistasin Pärnusse, ei olnud näha, helistasin Kihnu, ei ole näha, aga meil Manjas oli läbi niisuguse udu või auru oli näha päris hästi. See sirp oli niipidi, sest kuud oli tal ülevalt niimoodi pea. Ja mõtlesin, et aga mul on hea kaader siin, mis ma sellega teen? Kaader üksinda ei ole veel film, et ma teeks ühe audiovisuaalse lause. Vaatasin, mis mul üldse on. Mul on olemas luiged, ka hudu sees. Kerisin kõik luiged läbi, pahivad üles. Nii, võtsin, luiged olid olemas. Nii, siis panin päiksevarjutus, mõtlesin, aga nüüd võiks veel midagi siin lõpus olla. Ja lambad just olid sealt akna pealt, niimoodi kauge pealt niimoodi. Ka just päiksevarjutus ajal. Mõtlesin, küll ma teen ühe kaadri, vaatan, kuidas lambad käitu. Tegin paar-kolm kaadrit, aga üks kaader on seal selline. Kahjuks seda ringvaates näidati ka, et kogu see film on ainult 45 sekundit pikk. Ja nad idioodid seal vabandagi väljenduse eest. Nad võtsid viimased 10 sekundit maha, aga selles oligi filmi sisu seal. Ei ole aega, lihtsalt nii kiire, peavad igast muudest asjadest rääkima, eks ole, šampoonidest ja muudest asjadest. Nii, seal on niimoodi, et alguses siis luiged vaatavad, siis on see väike, eks ole, niimoodi läheb niimoodi. Ja luikede heli kogu aeg kostab edasi. Ma lihtsalt tõmbasin, vedasin, luiged olid kunagi varem film. Ja siis tulevad need lambad seal, need 20 lammast niimoodi tulevad, vaatavad üles ja valged lambad lähevad ära ja ainus must jääb keskele vaatama niimoodi. Päiksevarjutus. See lõpp, see 10 sekundit, seda ei näidatud. See ei olnud see tähtis, see mõte seal oli, kes oskab lugeda, et on seda visuaalsetki. Kuulge, jah, ma tänan Mart ja tänan kuulajaid. Hallo. Aitäh, Maiko. Aga ma tulen 10 minuti pärast kohe ekstra räägimist.